oleme võistlustel siis Piiro ja Karikas. Esimene siis EKV etapp. Parkla olukord on selline. Ajasõidud on sõidetud siis 2 ringi. Läksime suhteliselt lõpust peale meelega, et rada oleks puhtam, sellepärast ega see rada on sama pehme nagu see Parkla siin, ütleme niimoodi. Ja trajektoor oli puhtaks sõidetud, siis saigi nagu suhteliselt okeilt sõita. Et mingid kohad olid, kus trajektoor oli väga laiali ja ei näinudki. Aga suht viimastena läksime sõitma siis ja õnneks või kahjuks sõitsime esimese aja. Teine koht oli kohe väga ei hakka valetama, 1-2 sekundit taga. Ja läks isegi okeilt. Ja nüüd ongi esimene poolfinaal hakkab kohe. Lähme praegus raja äärde, lähme vaatame, mis nad siin tõukavad või möllavad. Ja siis vaikselt hakkabki esimene poolfinaal pihta. Saan vist stardi koha valida esireast. Esimene koht oli. Et kui antakse siuke võimalus, siis hea meelega võtan selle sama trajektoori, mis oli meil siin ajasõidu jaoks. See on juba puhtaks sõidetud, et kui ma kõrvalt hakkan startima, siis kohe stardis võib läbi selle kuradi lume ja sita vajuda ja jääbki, kas just põhja peale, aga suurt oht on olemas. Et siis vaatamegi, mis saama hakkab. Sisevideo ajasõidust ei ole, aga vaatan, kuidas siin on poolfinaalide jaoks ja finaaliks peab kindlasti sisevideo ka tööle. Kaamera koht on siuke natuke ebamugav ja kuna väljas on suht valge ka, siis ma arvan, et seal on ainult mingi salongi pidu. Aga vaatame ja möllame ära. Et täna on siis mul kaasas vend Robertus. Selle aasta ma arvan siis esimesel ja viimasel võistlusel läheb, et eks sealt ka kuuleb tulevikus. See on ka üks hästi põnev asi, kuhu läheb. Ja siis on Martin Nöps kaasas. Koolitan siis natukene spotteri jaoks välja. Praegus kuupäevad enam-vähem klapivad, et saab mul siin igapäevaselt kaasas või iga võistlus kaasas olla. Aga saabki vaadata, et kuidas on ja mis tehakse. Aga vaatame seda raja olukorda siit natukene siis. Seal on siis see stardikoridor. Rahvas on siin nagu ikka. Mingit jama tõugatakse ära pealt. Ma ei tea, kas tõukavad peale või tõukavad maha, aga ütleme nii, et suht lopane pask on. Aga vaatame, räägime pärast uust siis, kui esimene poolfinaal on sõidetud. Alustasime esikohalt, siis saime koha valida ja panimegi samma kohta, kus ajasõidud toimusid, ehk paremalt poolt. Siin on jälg natukene puhtam, et hästi rahulikult tuleb ära minna, aga kõrval oli konkurents ikkagi paremini minema. Eks meil siin kurvi peal olime suhteliselt koos küll, aga ütleme niimoodi, kui ikka mööda ei saa, siis on keeruline. Ja siis ongi, olen siuksed parimad palad kokku pannud, kus mingid olukorrad on või mingid, nagu esimene poolfinaal, siis klaasipühkimist toimus hästi palju. Praegust tasub siis tähele panna, et ventikas on siis niinimetatud meie mõistes kliima, puhub otse näkku, aga teises poolfinaalis on näha siis. Siin on see olukord siis, kus saime konkurendist mööda ja tegelikult on näha juba, et esiklaas on päris udune. Siit sai esimest korda käega tõugatud puhtamaks, teist korda. Ja siis ongi, et kolmas kord ka, et ega väga hästi ei küüni tegelikult rihmadega suht kinni. Aga kuna olen natukene siuke pikem poiss, et siis käed on vähe pikemad, et ütleme niimoodi, et silmakõrguse pealt saab midagi puhtamaks, aga midagi väga head ei olnud. Ja ongi, siin on esimene poolfinaal on kohe sõidetud. Esimene poolfinaal on ka sõidetud. Startisin, nagu ennemgi mainisin, siis paremat poolt, kus oli sprindi jälg esireast.
kuna esikoht oli, sain valida selle siis. Ja start ei olnud kõige parem. Ütleme niimoodi, et kõrval olev konkurent sai isegi natukene paremini minema. Ja siis peale esimest kurvi jäingi teiseks. Sõitsime siis esimese ringi lõpuni, viimane kurv. Tal läks natukene pikaks ja seest jäi päris palju vabaks. Siis panin oma nina vahele. Lasin vahepeal gaasi maha ka, siis ta sai auto just sirgeks. Muidu ma natukene tõukasin ikkagi, et see kõige hullem probleem ei ole, aga ega ta väga hea ka ei olnud, et meelega lasingi gaasi maha, et siis ei ole otsest ära tõukamist. Ja tema siis läks lopa peale tänu sellele. Mina sain trajektoris sõita ja siis sõitsin oma sõitu. Siis 3 ringi ja viimasele ringile minnes ehk 4 ringi sõidetaksegi. Seda öeldi meil alguses alguses võistluskoosolekul, aga meil kuidagi spotteriga läksid jutud segamini. Tema arvas, et 5 ringi on, nii nagu juhendis kirjas on. Loll oli ka see, et me ei ole nüüd vaatanud, et kas oli ka otsus vastu võetud, et tegelikult selle kohta peaks ka tulema teadevõistlustele sportitisse siis, et sõidame 4 ringi krossis. Äkki on, ma ei taha praegu soletada. Aga ühesõnaga jokker käimata siis ja saime 2 minutit siis trahvi ajalist. Ja see nüüd tähendab siis seda, et jäin esimeses poolfinaalis 2 grupi põhjal eelviimaseks 15. Kui me tegime siuksed ajaarvutused, võtsime 1,5 või 2 minutit maha ja liitsime jokkeri ka, panime jokkeri tuimalt 20 sekki juurde, oleks meil ikkagi esikoha aeg olnud. Aga seekord läks nii. Nüüd siis teine poolfinaal, peame hakkama kaklema tagant otsast, et näha ole, mis seal saama hakkab. Mingid suuri ootused ei ole tegelikult kahjuks enam. Et ütleme niimoodi, et kui päeva lõpuks mingi 5. ära saab, on juba väga hästi, aga lõhnab siuke halvasti. Ja siis nüüd ootame, sprindid sõidavad ja kunagi siis on, siis hakkame sõitma uuesti. Siis nüüd ma näitan seda ka, et natukene selle konkurendiga surumise kassidega, siis autole mõned triibud jõudsid, tekkisid. Siin siis on väiksed triibud tulid juurde, aga ei midagi erilist. Aga räägime siis, kui teine poolfinaal on käinud juba. Kahjuks koha pealt siis rohkem ei vilminud peale sõite, aga vaatame mis asja üle. Praegust siis on teine poolfinaal viimaselt kohalt. Ja ütleme niimoodi, et see start oli päris prügi. Nagu kohe näha, siis Ventikas on muutunud asukohta. Tegelikult panime Ventika klaasi peale puhkuma, et ei tekiks seda muret, mis meil esimene poolfinaal oli. Siin on Riho Loit ees, panime kogemata väikse põksu talle. No, ma ei uskunud, et ta niimoodi pidurdab siukse koha peal. Ja siin samamoodi. Et siuksed olukorrad said sisse pandud siia. Kogu videot ei ole kõigil huvitav nagu nii vaadata. Ja siis ongi siin Kaimo ja siis Riho Loit läks jokkerisse, ise tahtsime ka tegelikult minna. Siin Kaimol läheb natukene risti ja jõudsime hästi lähedale talle. Siin tegin natukene kiirema spurdi ja siuksel väga lollis kohas siis tegelikult saime mööda. Siin on siis Kaimo vend, Kristo Hunt, samamoodi jalus. Ja siin siis tegimegi valiku, et lähme jokkerisse kähku. Nüüd oleme siis kogu golfi pundiga koos. Siin on täiesti loll olukord. Meie oleme siis täitsa sisekurvis. Tegelikult meie ruumi on. Fredi on meist vasakul ja Fredist veel kord vasakul on Kaimo siis. Ja nagu siit edasi näha on, siis vajutame korra pidurit kindlasti. Ja seda on tuledest ka näha. Tegelikult Kaimo läheb jokkerisse kohe. Et ongi siuke loll olukord. Siin on B-finaal, esireos start. Riho Loit oli vasakul, paremal ei mäletagi enam, kes oli. Ja siin saamegi siis Rihoga koos lähme minema eesotsas. Kuna ilm on juba natukene hämaramaks läinud, siis video kvaliteet on juba päris halb.
esimese ringi lõpp, kus Riho jäi hiljaks pidurdamisega ja nagu näha, siis läks sinna vasakule lumevalli ja siis siit edasi sõitsin üksi ees. See on siis minu päeva kõige kiirem ring. Tegelikult siit, kui vaadata sõitu, siis igalt poolt on näha, et suht siuke rabe on see asi, et tegelikult oleks saanud tunduvalt paremini ja ei oleks pidanud nii palju varem pidurdama. See on hästi loll koht tegelikult, seal on betoonijäär paremal pool, et hirmuga ikkagi tuleb karta toda kohta, et seda ei tea kunagi, et oleks rehvid, et siis ei oleks nii suurt muret, aga betoonijäär on siuke loll asi, sinna võib autonurk ikkagi kinni jääda. Et tegelikult pidamine oli juba päris okei, aga ikkagi on siuke väike hirm, et kui lopa peale minna, et siis kaotab päris palju aega. Ja siis jõuamegi siin kiirema ringi lõppu ja nagu näha, siis vasakult kätte, kui Rihol ennem läks pikaks, siis sinna lumevallida jäigi kahjuks. Nüüd lähme siis vaatame korra Jokkeri ka üle, seda ei olegi videost näidanud veel, et Jokker on siuke lisaaegluse maru, kus tuleb siis käia ühe sõidu jooksul. See on siuke taktikaline tegelikult. Kui õigel momendil minna, siis võib päris palju võita. Sa võid sattuda nii aeglase auto taha ja midagi head sealt ei ole. Aga siit siis B-finaalist rohkem midagi head ei olnud, võitsime selle sõidu. A-finaal on siin ja tegelikult oli täitsa kottpime väljas. Et alustasime suhteliselt talva koha pealt ja tegelikult läksimegi Henri Mulla ja Karl Kaseluga koos kohe Jokkerisse esimene ring. Ütleme niimoodi, et ega mingit ootusi ei olnud. Ja siis saigi siin koos sõidetud tegelikult ja siukse 300 tandemina sõitsime võistluste lõpuni koos. Tegelikult kottpimedas rahvakrossi autodega sõita, kellelgi tulesi ega midagi ei ole. Paljud küll mõtlevad, miks ma nagu seda pidurituld kogu aeg vajutan või pidurit, sest tegelikult on see, et mul on siuke loll harjumus. Jalg on vaikselt vasaku pedaali peal. Hirm on see, mis teeb mehe araks. Siin oleme ka Karliga, puikleme jälle natukene. Siin siis ka siuksed mõnud väiksed olukorrad, kus jõudsime Karlile natukene lähemale. See on siis viimane ring, kasutasime olukorda siuke, aga ega ei ole midagi teha, ega mööda ei saa. Ja lõpetasime siis 4. kohaga selle. Kindlasti pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba järgmine kord.